Tere kõigile ja vabandust, et me oleme natuke ajast nagu lõhki läinud, aga nii see ikka juhtub, kui on põnevad esinejad ja ettekandjad ja siin see Jõhvi uus kool, see pakkus, ma arvan, ka kuulajatele huvi. Nii, kas on meil veel tulijaid? Ütelge, kui meil on kõik olemas. Nii, kõik on nüüd siis kohal. Väga kena. Teate, teeme niimoodi, et igaüks tutvustab ennast, palun paari sõnaga, ütleb oma nime ja oma ametikoha ja palun teil ka vastata 2 küsimusele või öelda, mis on täna Ida-Virumaa kultuurielus väga hästi ja mis on see tõeline murekoht. Hästi lühidalt palun markeerige ära. Et alustame siis, ma ei tea, kuidas pidi, kas kõigepealt minu kõrvalt, palun. Tere päevast ja aitäh kõigile juba esinenutele, et tõesti on olnud väga põnev foorum. Mina olen Piret Hartmann, igapäevaselt töötan Kultuuriministeeriumis kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina ja Ida-Virumaale tulla on alati hästi soe, et olen ka siin veetnud oma lapsepõlve Jõhvist mitte väga kaugel Püssis olles. Mis on Ida-Virumaa kultuuris hästi? Ma arvan, et juba eos on Ida-Virumaa hästi mitmekesine paik, et siin on väga erineva kultuuritaustaga inimesed ja sellest tulenevalt ka see kultuuriruum siin on hästi põnev. Ja mis juba täna on ka läbi käinud, on see, et see nii-öelda avalik ruum on hästi põnev, et siin on hästi põnevaid kohti, kus sündmusi teha ja kus ka täna sündmusi tehakse. Et võib-olla, mis on väljakutse, on see, mis ka siit täna kõlama minu jaoks jäi, et see sotsiaalmajanduslik pool, et kui sul ei ole juba, kui sul on muresid töökohaga, sul on madal sissetulek, siis see järgmine tasand, et osalen aktiivselt kultuuris ja panustan sellesse, on selline järgmine etapp. Et ma arvan, et kui me saaksime need sotsiaalmajanduslikud küsimused ka lahendatud, siis see kultuuriruum ja neid kultuuritarbijaid oleks ka kindlasti palju rohkem. Nii, aitäh ja palun Vladimir Vysotski. Tere! Rõõm on tervitada kõiki foorumis osalejad ja kaasarääkijad ja mõtlejad. Et siis ametikohana võiksin jälle tuua Sillamäe muusikakooli direktor ja Sillamäe kultuurikeskuse direktori kohustäitja. Samuti olen mõned aastad siis korraldanud siin Sillamäel ja ümbruses igasugused kultuurisündmusi. Ja selles mõttes, et Ida-Virumaa kultuuril läheb hästi. Et on tõepoolest, et Piretiga olen täitsa nõus, et on mitmekülgne ja siin ka väga huvitavaid kohti ja vaiku, kus kultuurisündmusi saab pidada. Samuti on see mitmekesisus, et erinevad rahvad, keeled segunevad, see annab nagu ideid ja uusi võimalusi. Aga mis ei ole väga hästi, võib-olla on muidugi kõik me siin tunneme seesamune praegune olukord, et mis teeb asja päris keeruliseks, et teatavasti ei saagi praegu inimesed kokku muud moodi kui siin Zoomis ja eks me siin ka muusikakoolis peame täitsa teistmoodi oma tööd korraldama. Aga loodame, et saame nendest asjadest ikkagi üle ja et see elu muutub jällegi tavapärasemaks meie jaoks. Nii, väga kena, aitäh. Palun Kadri Jalonen. Tere kõigile. Kas on kuulda? Ja, väga hästi, palun. Mina olen Kadri Jalonen ja kuskil pool oma elust olen ma elanud nüüd Ida-Virumaal, ise olen Harjumaalt ja praegu töötan Ida-Viru ettevõtluskeskuses, olen Ida-Viru turismikoordinaator ja koordineerin ka Ida-Viru turismiklastrit. Ja mis on hästi, siis kuna mina olen sisserännanu ja väga sellisest Eesti perest, siis mulle endale ootamatult tegelikult mulle väga meeldib, et siin on tõesti see kultuuriline mitmekesisus ja 80% elanikkonnast
on ju tegelikult vene emakeelega või siis põhiliselt kasutab vene keelt, et see paneb inimese, et see ei lase tekkida sellist mugavustsooni ja see hoiab nagu kogu aeg värske, tundub mulle. Ja teiselt poolt, mis on võib-olla halvasti, siis kunagi ammu, kui ma siia kolisin oma perega, siis nagu laiemas mõistes Eesti inimesel, Eesti perega on ikkagi Eesti kultuuriruum lõpeb ära ennem Sillamäed natuke, et meie kolisime Narva-Jõesuusse. Olen seda ise siis kogenud, et kui keeruline seal Narva kandis on Eesti perel kultuuriruumi mõistes, et võib-olla sinna siis tuge juurde. Väga kena, aitäh ja siit lähme edasi. Mul läks nüüd ekraan natuke segi, aga Jana Budovskaja on meil siin ekraani peal, palun. Nii, tere päevast ka minu poolt. Olen siis Jana Budovskaja ja Ida-Virus olen sündinud ja kasvanud ja töötanud. Hetkel olen poole kohaga Tallinnas ja hetkel olen eetrist ka Tallinnast, aga kogu oma südamega pidevalt Ida-Virust. Ja Ida-Virus minu ametikoht on väga minu arust imelik ja samas imeline minu jaoks. Nimelt olen ma Narva loomeinkubaatori ja startup keskuse või hubi, kuidas me seda nimetame, üks asutajatest ja juht. Ja minu jaoks kultuur alati tähendab sellist väga heast nii-öelda lakmuspaberit. Me kõik väga unistame, et Ida-Virus ja ma ka väga loodan, et jälle tuleb see aeg, millel on meil Station Narva ja balletifestival ja džässifestivalid ja teatrid, etendused ja kõike. Aga samas minu jaoks on mure see, et ühest küljest ma näen, et inimesed väga hea meelega tarbivad kultuuri, aga me peame alati mäletama, et kui on peres ja ühiskonnas on tegelikult suuremad mured ehk kuidas leiba lauale teenida, siis kultuuri tarbimine jääb natuke tahaplaanile. Ja lisaks mulle väga meeldis tänane Eesti Konjunktuuriinstituudi esitlus, kus näidati numbrid ja ülimalt hea meel, et loomemajandusel läheb juba üsna hästi või dünaamiliselt areneme ja tahaks, et ka Ida-Virus oleks rohkem kultuuritegijaid just tänapäevases aspektis. Ehk meil oleks rohkem filmitegijaid, muusikategijaid, ma ei tea, gaming ja kõik muu ehk kogu see, mis hoiaks talente või tooks neid tagasi piirkonda, et nad teavad, et tänapäevane kultuur on Ida-Virus elus ja mitte ainult sellega, et seda eksporditakse vahepeal või seda eksponeeritakse vahepeal, vaid seda toodetakse koha peal ja see annab kindlasti piirkonnale väga palju juurde ja meie loomemajandusele. Aitäh. Järgmiseks palun sõna Irina Bojenko. Tere ka minu poolt. Mina olen Irina Bojenko, Viru keemiagrupi suhtekorraldusjuht ja kui me räägime, mis on hästi, siis minu seisukohast on meil olemas täna töötav võrgustik ettevõtluse ja kultuuriasutuste vahel, et ma arvan, see meil on nagu olemas ja toimiv. Mida ma näen täna on puudu, mina ütleks niimoodi, et meil on vähe neid initsiatiivikaid inimesi, kellel silmad säravad, neil võiks alati rohkem olla. Ja mida mina olen ise viimasel ajal, kui nagu välja tõmmata seda eelmise aastat, mis oli erakordne meie kõikidele ja millal mingid sündmusi peaaegu nagu ei toimunud, et ma arvan, et kõige suuremad neid sündmused ja asutused ja peamine rõhk praegu on natukene Narva poole liiga palju on nagu nihkunud, et ma arvan, et Jõhvi, Kohtla-Järvel ja Sillamäel ja Katri, ma näen, sa lehvitad ja. Et ma arvan, et need teised linnad peaksid ka rohkem fookusesse tulema. Väga kena. Nii, ja järgmiseks on meil Eve East. Palun. Ja tere veel kord.
kui mõelda seda, et mis on siis see üks asi, mis on väga hea, siis mina mõtestasin enda jaoks, mida ma ka tegelikult alguses juba ütlesin, on see rahvuste paljusus. Ja muidugi omakorda see jälle annab ka selle värvika kultuuri kirevuse. Ja nüüd siit edasi, et needsamad kultuuriinimesed on tegelikult üliinnovaatilised, mida on näidanud see eelmine aasta ja ka see aasta, vaatamata tõepoolest keerulisele ajale. Ja see koostöövalmidus. Tegelikult üksteist toetatakse ja seda igas valdkonnas. Aga nüüd sellesama rahvuste paljususe osas on see teiseks, ma ütleksin, et ikkagi probleemseks kohaks on haridus. Haridus just selle keele osas. Et me siin tegelikult juba pikemat aega püüame lahendada seda koolidesse eestikeelse hariduse kvaliteedi tõstmist. Aga see tulebki ju sellest samast, et kuna meil on ikkagi teistest keelekeskkondadest lapsi, siis see mõjutab tegelikult meie haridusvaldkonda ja sama kandub üle ka sellesse kultuuri. Aga vaatamata ikkagi on see omavaheline selline kultuuriline põimumine, millega me peame ka tulevikku minnes veel rohkem panustama. Aga ma jätsin ütlemata, et mina siis olen EVEA-st ja olen Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Toila vallavanem ja tegelikult läbinisti Ida-Virumaalane sündimisest peale. Nii et tegelikult see, et see Ida-Virumaa, kord räägitakse tast erilisest piirkonnast, kas halvustavas mõttes või heas mõttes, aga igal juhul oleme alati me kõneaineks ja see on meie tugevus ühelt poolt. Ja ma loodan, et meie väga hästi toimiv turismiklaster, alguse saanud haridusklaster ja ma tahan loota, et me lähiajal jõuame ikkagi ka kultuuriklastrini. Et võib-olla on paljudele see vastuvõetamatu, et me räägime mingist klastri teemast, aga see on selline siduv. Ja siin on meil omal ju näited olemas, nii et igal juhul jõudu ja jaksu kõigile, et kultuur on oluline. Muidugi me ei saa unustada, et kui ei ole meil majandust, töökohti ja ettevõtteid, siis on meil keeruline. Aitäh, aga nüüd ma annan sõna Narva linnapeale Katri Raigile, et palun. Tere kõigile, nii tore näha kõiki vanu tuttavaid. Katri Raik on minu nimi ja ma ei oska küll muud moodi öelda kui seda, et sedapuhku oleme siis Narva linnapead, oleme kohtunud nii erinevates ametites. Aitäh huvitava seminari eest. Ka küsimuse juurde, mis meil on hästi. Et üsna tüüpiline tallinlaste ja tartlaste suhtumine on see, et kuidas te saate seal Ida-Virumaal elada, isegi teatris ja kontserdil ei ole teil kusagil käia. Et seda ei saa ju öelda, et pood ei ole või tööd ei ole või kodu ei ole, aga teatrisse ei saa. Käisin hiljuti siin vahetult enne koroona aega 2 korda 6 aja jooksul Vaba Lavas esietendusel. Ei mäleta sellist asja ausalt öeldes oma Tallinna elust. Et tegelikult on meil palju võimalusi. Meil on ka tegelikult päris palju optimismi. Ma ütlesin ettevaatamatult ühes seltskonnas, kui veel kokku sai saada välja, et Narva väljakutse on saada ikkagi järgmine kord siis Euroopa kultuuripealinnast, kui Eesti see võimalus on, ehk siis aasta 2036 kuni 2037 ja kohalikud ajakirjanikud kirjutasid sellest kohe loo, et nüüd nii oli, on ja jääb ja nüüd Narva kultuuripealinnaks lõpuks saabki. Ma olin ise ka ehmatanud, kui ma seda lugu lugesin, aga ega nagu enam linnukest kinni ei püüa, et kes tegi, ise tegid, eks. Mis ei ole võib-olla maailma paremal viisil, on seesama ikka see vana häda, et infot on kole palju ja infovahetus ja
ja see, et asjad ei langeks omavahel kokku. Hiljuti oli Narvas 2 kontserti ühel ajal ja Narva kontserdipublik jagunes täpselt 2, 21 ja 22. Need 40 inimest, kes tavaliselt kontsertil käivad, pidid siis valima 2 kontserti vahel. Kahjuks oli see Jaak Johansoni viimane kontsert. Mina valisin nii-öelda õige kontserti sellel õhtul, aga tegelikult oleks see tore olnud, kui kõik oleks sellel kontsertil olnud. Et seda omavahelist sellist koordineerimist ja koos tegemist tuleb ikka harjutada, et eks meil siin Ida-Virumaal jagub kõigile tegemist ja tööd. Aga mina olen küll praegu kultuuri osas ikkagi väga-väga optimistlik. Aitäh! Aitäh kõigile. Kui me siin võtame seda päeva kokku ja mõtleme eelnevatele kõnelejate peale, siis minule jäi väga kõrvu kõlama Raul Rebase ettekanne, kes ütles, et meil peaks olema kõigepealt visioon ja siis hakkame seda visiooni tutvustama. Mis te arvate, kas on üldse võimalik Ida-Virumaa puhul rääkida ühest kultuurivisioonist või on siin meil mitu kultuuri? Ja ne mitu kultuuri ma ei pea silmas, et on vene ja eesti või muukeelne ja eesti kultuur või ka tegelikult eesti kultuuris on rahvatants ja samas on ju kuskil lill Eesti kogukond. Kui tohib, ma võtan siit esimesena sõna üle ja ma tean küll, et Ida-Virumaas on mitu Ida-Virumaad ja minu mõte ei tarvitse esimesel pilgul tunduda sugugi sümpaatne. Seesama Narva kultuuripealinnaks, Euroopa kultuuripealinnaks 2036-2037, mis tooks kaasa kogu Ida-Virumaa. Et Narva esimene partner sellisel juhul, nii nagu Tartu esimene partner praegu on kõik Lõuna-Eesti kohalikud omavalitsused, saaks ka tegelikult Narva partner olla eelkõige Ida-Virumaa või Ida-Virumaa, eks ju, ta tooks inimesi Tallinnast, Tartust, kogu Euroopast, Euroopa alguses ja ka Peterburist inimesi kohale, kus tulijaid oleks, kui piir oleks lahti. Et see võiks olla üks meie selline ühine edasiminemise koht. Ja kahjuks ei saa öelda, et kultuuripealinnaks saab Ida-Virumaa. Ma oleks nõus ütlema, et Ida-Virumaa on järgmine Euroopa kultuuripealinn, aga meid lihtsalt ei mõistaks keegi, et me nii sellele asjale sellise nime paneksime. Et see võiks olla meie selline ühine liikumise visioon. Kui ma hästi lühidalt ütlen, mida me Narvas selles suunas tegemas oleme, sellepärast ma sain selle mõtte Tartu linna pealt ja oma head sõbrad Urmas Klaasilt, ma küsisin, et ütle, kuidas te nii hea nagu pakkumise või nii hea visioonidokumendini jõudsite. Ta ütles, et Tartu kandideeris ka, kui kandideeris ka Tallinn. Ja siis lihtsalt seda ideed, mis toona välja töötati, mitte üksikuid üritusi, vaid ideed viidi kõik need aastad ellu. Ja siis, kui oli järgmine kultuuripealinnast kandideerimise võimalus, oli platvorm tugev. Ja selle platvormi, et Narvast saaks kultuuripealinn, peame me kõik ühiselt üles ehitama, mitte ainult Narva üksi. Aga kuhu meie oleme siis praegu liikumas? Me oleme väärtustamas Narvas nii vanalinna, otsimas täiesti teisi Euroopa rahasid sellise rohelise tehnoloogiaga vanalinna uuesti väärtustamiseks. Kuidas see täpselt välja tuleb, ma ei tea, aga diskussioon linna sees on väga tugev. Inimesed on väga kaasas. Kõigil on oma arvamus. Tegime seminare, veebiseminare, on väga hea. Teine koht on Kreenholm. Me kõik käime Kreenholmi vabrikutes, aga me ei käi Kreenholmi tänavate vahel, kus elasid omal ajal töölised, kus elasid see 10 000 inimest, tolle aja kohta eriline haigla, eriline sünnitusmaja, turuhoone. Kõik need on suhteliselt tundmatud kohad. Kuidas me väärtustame täiesti uut varalinna ja kuidas me rajame Kreenholmi. Aitäh, Kadri, sulle veel kord selle idee toetamise eest kultuurikomisjonis parlamendis. Kuidas me rajame sinna Eesti arvutimängude keskuse, kuidas me rajame sinna täiesti erilise maketi Hansa tee, mis on ühe vene ärimehe superidee, 16 riiki ja Eestit ühendav projekt, selline, kuidas ma ütlen, virtuaalprojekt väikeste nukukestega, 3D nukukestega, kus on näha kogu Hansa tee. Selle projekti depoo oleks Narvas ja kõik need ülejäänud jupid liiguksid niimoodi muutub Narva aina tugevamaks. Nii, aga ma ei taha sellega võtta kellegilt ära, aga ma tahan öelda ainult, et võib-olla me peaksime rohkem üheskoos ühe idee katuse alla
koondunud. Nüüd ma luban, et ma olen vait kaua aega. Nii, Piret tahtis öelda. Ja, et ma tahtsin öelda seda, et need viimased aastad on näidanud, et Ida-Virumaa on tegelikult tulnud kokku ja pannud juba päid kokku ja mõelnud, et seesama Narva kultuuripealinn, aga Ida-Virumaa arengukava, õiglase ülemineku fondi arutelud. Et ma arvan, et palju olulisem isegi sellest, et kas meil on täna olemas üks visioon, on tõesti see, et idavirukad on alustanud omavahel seda arutelu, et kuhu me koos minna tahame. Ja ma hästi-hästi loodan, et see ei kuku maha, et täna, kui tähelepanu on Ida-Virumaal juba mõned aastad olnud nii põnevate kultuurisündmuste pärast, kui ka võib-olla täna nende Euroopa Liidu vahendite tõttu, siis ma loodan, et idavirukad võtavad nagu sellest võimalusest kõik, et nad sellest tähelepanu keskpunktis on ja nad ei lase sellel maha kukkuda, kui võib-olla riigi tähelepanu hakkab kuskile mujale piirkondadesse või muredele pöörduma. Et ma arvan, et see on hästi oluline. Aga keegi juba ennem ütles sissejuhatuses kõnes, et fookus on natuke liialt Narva peale läinud, et Jõhvi tunneb ennast natuke vaeslapsena, et kes see täpselt, Irina, vist teie? Ja minu mõte oli, et mitte mõttetunnetus, mida mina võib-olla Toila elanikuna nagu tunnen, aga mina siin ikkagi, kui me räägime suurest asjast, suurest pildist, visioonist ja missioonist, mina ikkagi pooldan seda, et siin ei tohi killustada ikkagi. Siin peaks pead kokku panema, siin ma toetan Katri mõtted, kuigi see on ohtlik, et Katri on Narva fänn ja tahab terve tähelepanu ikkagi Narvale. Aga ma arvan, kui me hakkame välja töötama või kui me töötame välja selliseid suuremaid asju, ikka peaks nagu iga linn ja iga väiksem võib-olla küla, et peaks olema selline tunne, et neid on kaasatud ja nende käest on küsitud. Et ma arvan, siin me saaks tõesti öelda sellest, et siis me loome asju, millesse me ise usume ja kui inimesed usuvad sellesse, siis neil on juba motivatsioon seda ellu viima. Kas keegi tahab lisada? Jah, palun. Mina võin jagada turismiklastri kogemust, et see visioon on meil olemas. Me oleme tegutsenud üle 10 aasta ja see visioon tegelikult on jõuda Eestis Tallinna järel esimeseks turismi sihtkohaks. Et see visioon ju ei pea kedagi välistama, et see on midagi, mida kõik koos tahavad püüda ja ettevõtjad on selle taga ja ettevõtjad, kes tegelikult on väga erinevatest sektoritest, majutus, toitlustus, meelelahutus, ka omavalitsused, sealhulgas kõik meie omavalitsused on turismiklastris, et seda on täiesti võimalik kokku leppida ja see aitabki liikuda ja saavutada tulemusi. Kas keegi tahab lisada midagi siia? Ja ma võtan kinni kohe Katri sellest ühest mõttest, et tõepoolest, nagu ta ütles, et Narva arendamisel on praegusel hetkel väga ülihäid mõtteid. Et sealt tuleks nüüd üks ülemaakondlik välja valida ja selle ideega leppida kokku ja teha siis kõikides 8 omavalitsuses. Ja see ongi, et õiglane üleminek on hetkel see protsess on näidanud meile tõelist ühtehoidmist. Me oleme aruteludes ja ma arvan, et see aitab kaasa ka praegult selles kultuuri ühes visiooni kujunemises. Aga kas meil on üldse praegu nagu mõtet küsida neid visiooni küsimusi ja küsimusi, et millist arengut me soovime, kultuuri arengut Ida-Virumaale ja kas meil on julgust ja riskivalmidust, kui me tegelikult ei tea, mis saab sellest ikkagi tööstuses siin, et mis inimestel on ikkagi ju suur mure, et kas nende töö on olemas, kas nende korteri kinnisvara hind langeb või tõuseb, või et kas minu koduhoovi ehitatakse nüüd tuumajaam, on ju. Et need põhiküsimused, mis on õhus ja ootavad vastuseid, et kuidas te ise tunnete, et kas inimesed tahavad siin koha peal üldse mingist kultuurist rääkida, kui nad ei tea, kas nende nagu tagahoov ehitatakse tuumajaam või et kas põlevkivitööstus läheb 10 aasta pärast kinni? Piret, jah, palun. Et ma arvan, et on probleemid, mis natukene suuremal või väiksemal kujul alati jäävad. Aga mul on tunne, et kui ma just vaatan neid viimaseid aastaid ja see on olnud pikkade aastate töö tulemus, on see kultuurivaldkond, mis on kuidagi selle Ida-Virumaa eriliselt särama löönud. Et loomulikult siin on
suured ettevõtted, kes teevad kõik selleks, et meil kodus lamp igapäevaselt põleks ja panustavad muud moodi, aga kuidagi see melu ja see ärevus ja see elevus täna Ida-Virumaa ümber on ikkagi tekkinud läbi kultuurisündmuste. Nii et ma arvan, et alati tasub sellest teemast kinni hoida. Ma mõtlesin täna ka siia sõites ja siin olles, et üks fantastiline inimene jookseb siin nende toolide vahel, on Piia Tamm, kes tegelikult jõudis tänu ka siia kultuurile, et me väga tihti mõtleme selle peale, kuidas Ida-Virumaal inimesi hoida, kes siin täna on. Aga igal aastal näiteks lahkub Narvast 1000 inimest ja ma arvan, et meil on vaja ka küsida täna, et kuidas siia uusi inimesi juurde tuua. Ja kui ma mõtlen Piia peale, siis ma mõtlen, et kultuur oli see, millest tema oli sisse võetud ja tänu sellele majale siin on tema täna tulnud. Ja kui ma mõtlen näiteks Helen Sildna peale, kes täna rääkis, siis teda võlusid ära need avalikud ruumid, mis olid nii Kohtla-Järvel kui ka Narvas ja ta tuli siia ja ta nagu alustas oma ettevõtmisega, nii et ma arvan, et kultuur päästab maailma alati. Kuidas teised kommenteerivad? Ma segan korra vahele. Kõigepealt ma hakkasin kohe sellest kultuuripealinnast siin hoogsalt rääkima, sest see oli esimene mõte, aga see kultuuripealinn ei ole muidugi praegusel ideel tühjal kohal, vaid Narva kirjutas koos paljudega siinolijatest ju 2024. aastaks taotluseni, et aitäh kõigile, kes toona olid kaasas, vastasel juhul ei saaks praegu ei oleks ideed, millega üks edasi liikuda, vaid idee oleks alles päris nooruke. Siin on ka chatis küsimus, et miks me räägime tööstuse ja kultuurist kui teineteist välistavatest suundadest, eks just kultuur ja haridus käib tihti elus teiste asjade ees. Aga mis puudutab kodu tuumajaama ehitamist, siis jah, on teatud depressiivsus, jah, on inimesed, kes tunnevad ennast kuidagi kehvasti, neid tuleb toetada ja luua neile siis võimalikult pehme maandumine põlevkivist väljudus. Aga tegelikult on ikka palju huvitavaid tendentse, mida me võib-olla väga ei pane tähele. Näiteks tuleb meil aktiivseid inimesi Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Narva möödunud paari aasta jooksul 236 inimest, paari aasta jooksul. Need on inimesed, kes on ära tulnud tegelikult poliitilistel põhjustel suuresti, tihti abiellumise läbi, aga ka lihtsalt tulnud ja kes juba paistavad linnaruumis silma, kes on aktiivsed kodanikud. Neile meeldib elada Euroopas, neile meeldib elada venekeelses Euroopas. Kasutame neid ära. Samas on väga tugev tendents, et näiteks Eesti suuruselt 3. selline Narva tulevad tagasi inimesed Harjumaalt ja Tallinnast. Pensioneelikud, kuidas me neid suudame oma elu rikastamises ära kasutada, ka 60 aastat on ikkagi nagu 40, eks ju, et ega siis keegi siis ei taha veel koju istuma jääda. Me peame nende uute trendidega hästi kaasas käima ja Piretile vastuseks sellest 1000 inimesest 500 läheb lihtsalt kalmistule, sest elu on selline. Need on inimesed, kes peale sõda on Narva tulnud ja kellel on kahjuks aeg meie hulgast tulnud lahkuda, et pooled lahkuvad, aga pooled lähevad kalmistule. Aga uusi inimesi vajame me kindlasti. Ma arvan, et iga Ida-Viru omavalitsus unistab vähemalt 1000 noorest. Jõhvil on praegu tulevikukool, eks teised peavad kas tulevikukooli filiaaliga leppima või ise midagi välja mõtlema. Kui te lubate, siis mina võtaks sõna siin edasi, et ma ühelt poolt nagu Piretile võib-olla vastaks niimoodi, et ma ei tea, kuivõrd on mõistlik üles ehitada meie regiooni kultuurimudelit just arvestades ainult väljastpoolt tulevaid inimestega. Et ma arvan, suure rõhk ikkagi peaks olema ka kohalikele inimesele, kes seda kultuuri igapäevaselt tarbivad. Ja ma arvan, et see tendents, mis me praegu näeme, kõik see diskussioon ja võib-olla need hirmud, mis ühiskonnas on olemas, on kindlasti seotud roheleppega ja valitsuse poolt üle antud 2 tähtajaga. 35 me lõpetame põlevkivist elektri tootmist ja 40 me peame lõpetama põlevkivi väärindamist. Ja kui me räägime täna sellest, et põlevkivisektor annab 6500 otsest töökohta ja pluss vähemalt nii palju veel juurde kaudset töökohta, siis ma arvan, see on nagu väga loogiline, et kohaliketel inimestel
puudub praegu arusaam ja võib-olla segadus, aga mis saab minu perekonnast, sest ennekõike, nagu me siin Raul juba rääkis, et Maslow püramiidi esimene tase peab olema sul tagatud, sa pead teadma, et sul on leib on olemas ja sul on homme ka töökoht on olemas. Et kui me räägime sellest aspektist, et kui need asjad on tagatud ja inimestel on kindlustunne on olemas, siis nad tarbivad kultuuri, siis nad on kaasatud ja nad tunnevad, see elu siin areneb. Ma arvan, et võib-olla see, millest me praegu nagu ei räägi ka, et samas õiglase ülemineku raames oli üks väga hea küsitlus, mille raames küsiti, kui ma eksi, 1600 inimest, kohalike inimest ja küsiti, mis on teie kõige suurem hirm ja kõige suurem probleem ja sellest küsimusest tuli välja, et probleem ja murekoht number 1 on see hea ja korralikult tasustavad töökohad. Ja kõige rohkem meie inimesed on rahul meie loodusega, mis Ida-Virumaal on olemas. Ja kultuur on oluline, aga me saame rääkida sellest, et üks toetab teist ja üks eksisteerib nagu sellist korraliku sümbioosis teisega, siis kui inimestel on olemas töökohad ja kindlustunne. Siis kui neil on süda rahul. Piret. Ja ma lihtsalt Irina ei tahtnudki vastanduda seda, et me peame ainult mõtlema inimestele, kes tuleb väljast, et minu pere ja minu pere sõbrad elavad jätkuvalt siin ja ma käin siin väga-väga tihti siis, kui koroonat ei ole, sest täna väga ei taha liikuda, et selles mõttes kindlasti ei tohi siin vastanduda. Aga mis ma ka kindlasti omalt poolt on juurde, et ka kultuur on nagu osa ettevõtlusest, et täna oleme hästi palju rääkinud, et see on ka osa majandusest ja kultuur loob samamoodi töökohti ja tänu kultuurile ühest kohast tekib ka nagu väga palju selliseid tugis tekkivaid töökohti, nii et alati tuleb ka arvestada, et see kultuur ei ole lihtsalt see, et me koos käime kontsertil või teatris, aga kultuur tähendab ka seda, et siia tulles inimesed lähevad majutusasutustesse, külastavad söögikohti ja nii edasi, et kultuuril on kindlasti ka roll majanduses, aga ma olen täiesti nõus, et siin ei tohi erinevaid valdkondi vastanduda. Suurtööstustel on oluline roll Ida-Virumaal. Ma lihtsalt räägin sellest, et me kindlasti tulevikus tuleb mõelda sellele mitmekesisusele ka ettevõtluse seisukohalt. Noored siia jääksid ja et noored käiksid võib-olla kõrgkoolis õppimas Tallinnas või Tartus ja tuleks tagasi. Et kindlasti Vladimir on sellega kokku puutunud, sest muusikakooli juhina ja noori õpetava inimesena, et kuidas teha niimoodi, et nad tuleksid tagasi? Mis siin peaks olema või? Arvan, see peaks olema juba nende põhikooli ajal, nende keskkooli ajal, nad peaksid juba kogema lapsena midagi, et nad tahaksid ju siia tulla. Tegelikult mina tahaksin veel natukene selle eelmise küsimusse juurde minna ja siis vastan sellele ka, et ka nagu natukene seda palli nagu õhku visata, et vastades selle chati küsimusele ühtepidi ja siis natukene vaeldes vastu siis Irinale, mis see Maslow püramiidi argument on väga hea. Samas kujutame ette tagurpidite situatsiooni, kui meil on tööstus, aga selle hinnaga, et kultuuri meil ei ole. Et kas me tahaksime sellest elu siin elada? Ilmselt nagu pole mitte. Et seega ma nagu väga toetaks nagu Pireti mõtet, et ei saa neid mõistet siis vastandada, et kultuur on samamoodi osa ettevõtlusest ja muidugi ettevõtlusele ka toeks alati. Mis siis puudutab noori, ma arvan, et siin on päris palju rolli ka sellisel isiklikul eeskujul. Mina olen siis nagu Sillamäel üles kasvanud, Tallinnas siis Soomes õppinud ja ikkagi siis teatud aja pärast otsustasin siia tagasi tulla ja jääda. Ja süda siis kulub loomulikult meie maakonnale. Et ma arvan, et selline isiklik näide on võib-olla ka noortele eeskujuks, et su kodu on seal, kus sa saadki siin ennast parimal viisil rakendada ja ma näen nüüd seda trendi vähemalt meie kooli näitel, et mitte võib-olla otseselt Sillamäed, aga ka Narvast, et need noored inimesed, kes on hariduse saanud moel,
et nad mõtlevad tõsiselt selle peale, et tulla siia tagasi tööle ja panustama. Et see on üks väga rõõmustav asi minu jaoks. Aga nad tahavad eelkõige tulla niimoodi, et neil on töökoht olemas, nad ise ei loo töökohti praegu veel, on ju? Hetkel küll, jah, aga ma arvan, et see ongi selline kumulatiivne efekt, et selleks peab mingi teatud inimressurss nagu kogunema siia, et need töökohad saaksid juba nagu ise siis tekkida. Nii, kas keegi, jah, Piret, palun. Nii palju kuidagi väga kaasa kutsuv arutelu, et lihtsalt üks näide, et üle 2 nädala või 2 aasta tagasi oli siin ametnike välitööd 3 aastat tagasi ja oli Narvas debatt koostöös siis Bazaariga ja me istusime ühe noore Narva tüdrukuga koos ja ta ühel hetkel ütles mulle, Piret, arutasime, mis ma teen, et ma sain Tartu Ülikooli sisse juristi hariduse või juristi aineõppele, et mis ma teen, et siin on Narvas täna nii äge, et Station Narva oli ettevalmistamisel palju sündmusi, ta ütles, et nii põnev on, et ma ei taha praegu ära minna. Et see on lihtsalt üks näide, mis hoiab noori, et mis on see keskkond, mis tegelikult paneb noori siia jääma ja üks teine näide on see, et üks on, kuidas me noori tagasi saame, aga kuidas me neid tänaseid noori või eilseid noori, kes siin on elanud, paneme Ida-Virumaa nii-öelda taktis kogu aeg lööma, et me räägime täna hästi palju õiglasest üleminekufondist. Tegelikult selle üks eesvõitlejaid Brüsselis on tänaseks küll Tallinnas töötav Kadri Tali, kes sai väga hästi aru Brüsselis diplomaadina, et see õiglane üleminekufond tuleb siia Eestisse ära tuua, sest algselt oli see ainult Kivisöe piirkondadele. Ta võttis oma abikaasalt 4 põlevkivitükki ja käis läbi kõik olulised kohad seal Brüsselis olles oma kolleegidega ja näitas, see on põlevkivi, see tuleb sellest piirkonnast, kust mina tulen ja see piirkond vajab nagu täna muutust, et hästi oluline on hoida ka sidet nende inimestega, kes siit on kasvanud ja see side nagu ma arvan, et nii minul kui ka temal, kellega me koos üles kasvasime, oli see, et me õpilasena juba alustasime erinevatel seminaridel, ühiskooskäimistel, mis siin Ida-Virumaal loodi ja meil siiamaani, ma arvan, süda tiksub selles samas rütmis, mis siin Ida-Virumaal on, olgugi, et meie elu on viinud meid Brüsselisse, Saksamaale, Tallinnasse või Loksale. Kui te lubate, siis ma tahaksin ka lisada, et tegelikult see kokkuvõtlikult, ma arvan, et siin keegi ei räägi üksteisele vastu. Igaüks natuke kaitseb seda, mis on ise üle elanud ja ise nii-öelda eeskujuks peab. Aga tegelikult, kui me vaatame inimeste liikumist, siis on ülimalt oluline, et kohalikud inimesed saaksid fännata oma maakonda. Sest kui mina olen Tallinnas ja ma käin maakonnas paar päeva nädalas, siis ma otse loomulikult seda väga armastan. Aga kui te elate seda elu igapäevaselt, see tähendab, et siin muidugi on kõik see komplekt, töökohad, söögikohad, kool, laste hariduse võimalused, huvihariduse võimalused ja kõik muu. See on ülimalt oluline. Seda me peame kindlasti vaatama. Siin on loomemajandusel ülimalt oluline roll, et inimestel oleks meeldiv elada seal, kus ta töötab. Et ta ei oleks see pendeldaja, kes tuleb, saab head palka, aga tegelikult ei jätta mitte midagi piirkonda välja arvatud, ma ei tea, teisipäev, kolmapäeval söögiraha ühes restoranis. Ja teiseks, et noored, et kõik need imeilusad näidised, mida Piret, sina oskad väga palju tuua ja kui mina suhtlen noortega, siis nad tahavad põnevaid väljakutseid. Nad tahavad, et nad oleksid koha peal. Ega tegelikult noor, kui ta lõpetab kooli, ega ta väga tihti, väga paljud tegelikult ei tahagi ära minna. Nad arvavad, et nad on sunnitud. Nad arvavad, et kui nad jäävad siia, siis neil justkui nagu lõigatakse mingisugune perspektiiv nende tulevikust. Nii et panustada kohalikku ellu ja sellele, et siin oleksid tulevikukoolid, tuleviku kultuuriklastrid, tuleviku festivalid ja kõik asjad, siis noortel on mida teha ja nad ei pea ilmtingimata ära kolima.
Aga kes saab nendele tulevikule neid asju, tuleviku noorte klubisid, festivale ja kõiki neid koole teha, et kes peaks Ida-Virumaal need tulevikku looma? Ma arvan, et see peabki olema koostöös, kõigepealt kohalikud ja koostöös nendega, kes teevad juba midagi ägedat ja head. See on nii hea näide, samamoodi, et kui Station Narva tuleb, siis tegelikult mulle tundub, et Station Narva on väga, mitte võib-olla, ma ei taha öelda Narva, aga Ida-Viru nägu, oleme siis poliitkorrektsed. See tähendab, et tegijad, kes oskavad asju teha, tulevad, aga nad usaldavad ka kohalikke ja kohalikud peaksid usaldama ka need, kes väljaspoolt tulevad. Ehk kui tuleb Piret ja midagi selgitab, siis mina pean usaldama. Ja mis nagu kõlab siin vahepeal või see minu tunnetus jällegi, et me väga tihti räägime edust või sellistest headest näidistest Ida-Virus, kui erakordsetest juhtumitest. Kuigi samamoodi ma arvan, et vaadake, kui palju on tegelikult juba siin praegu need, kes on panelistid, zoomilistid ja ega tegelikult meil on mida jagada, meil on mida ette näidata. See tähendab, et me ei ole nagu väga erakordsed. Siin on mida teha ja see üleüldine kogukonna arusaam, et Ida-Viru, me ei ole ainult ekstreemsused, vaid meil on see okei olla edukas, siin on okei jääda, siin on okei head palka saada ja kõike saavutada ja igasugused hullu asju teha. Ja see nagu üksteise usaldus, ma ei tea, võib-olla klaster seda väga toetab, aga eeskätt üksteise usaldame, et jah, kui Jaane siin teeb uut objekti, siis kõik kohe tulevad, et jaa, väga hea, et kui, ma ei tea, Katri ütleb, et seal on hea kontsert, siis ma kohe jooksen sinna, sest ma tahan, et meil oleks ühine kultuur ja ma kindlasti ei tahaks, et Ida-Virus oleks mingi erakordne pusle sellest erinevatest kultuuridest. See on üks kultuuriruum. Aga kas selle Ida-Virumaa kultuuri puhul ei ole nagu, mitte Ida-Virumaa kultuuri puhul, aga üldse üks väikene mure on see, et Ida-Virumaa on tegelikult väga suur piirkond. Et kui sa elad näiteks A-külas, mina olen sealt pärit, A-külas, siis nagu Narva sõita kontserdile on tegelikult väga keeruline. Mul peab kas olema auto, kaine autojuht või siis palju raha, et taksot saada. Või siis et küsimus ongi, et kui me räägime Ida-Virumaast, siis me räägime ju tegelikult millestki nagu selles suhtes, et tavainimese jaoks hoomamatust, et kui ta elabki kuskil seal A-külas või kuskil Saka külas või mingis muus, siis Narva on sama kauge kui Tallinn. Ja Tallinnasse on bussiga lihtsam saada. Aga see kahjuks, see ongi see, et mis võib-olla selle kogukonna Maslow püramiidil peab olema üks baasvajadustest, logistika. Et tegelikult Ida-Viru ja terve Eesti ei ole üldse suur. Me oleme uhke ja väike riik ja veel uhkem ja veel väiksem maakond. Ja me peaksime liikuma, me peame üksteise juures külas käima. Ja siis me saame ka koostööd teha, usaldada ja ägedaid projekte koos teha ja paremini aru saama, miks seda Via Hanseatica depoot on vaja Narva panna. Mitte ainult selles aspektis, et mida Jõhvi, mis lõiku sellest projektist Jõhvi saab, vaid kui õnnelikuks see muudab terve meie maakonda. Et see natuke teistsugune arusaam, aga see on võimalik ainult siis, kui me oleme kõik sõbrad ja käime üksteise juures. Nii, mina ka panen mute'i endale. Pani Kadri. Nii, jah, palun. Siis ma võtan järgmise. Kadri. Õiglase ülemineku kava tegemise raames tegelikult tehti ka noortega küsitlused taustaks, et milline peaks olema Ida-Virumaa, et nad tahaks siia jääda ja millist tööd nad tegelikult tahaksid teha. Ja vastajad olid erinevatest koolidest, Eesti ja Vene koolidest ligi 100 noort. Rühmatööde raames tehti selline küsitlus ja mis siis enam nagu üldistatult välja tuli, oli, et meil loodus on meil ilus, aga inimtekkeline keskkond on kulunud, aegunud, vajaks uuendamist. Liikumisega on ka okei, aga kergliiklusteid võiks rohkem olla.
Teenuseid võiks olla rohkem selliseid toredaid kohvikud, klubid, noorte mingid teenused. Nüüd, kus nad töötada tahaks, siis mitte niivõrd suurtööstustes, vaid pigem sellist suhtlemist eeldavatel töökohtadel. Näiteks loomingulised IT-valdkonna tööd, ka riigiamet, meditsiin. Et tegelikult IVEC-is on ka võetud tööle Ida-Viru ettevõtluskeskuses just sellest aastast noorte ettevõtluskoordinaator ja meie poolt läheb töö lahti selle nimel, et meie noored saaksid ettevõtluskogemuse üle maakonna. Et selleks, et noored tagasi tahaks tulla, meie tagasiside noortel on selline, et tegelikult neil peaks olema mingisugune enne siit lahkumist mingi selline hea positiivne kontakt ja panustamisvõimalus siia koha peale. Et see on see kriitiline asi, nii-öelda sotsiaalne kapital, mis muudaks olukorda ja mis osadel noortel on, aga päris paljudel ei ole. Ja see on väga-väga suur pluss, et nad tahavad panustada. Meil tuleb ka lähiajal selline aktiivsete noortega fookusgruppe, kus me seda sama asja hakkame uurima, et mis neid tagasi jooks ikkagi, mis see nagu tervikprogramm võiks olla. Et sama kultuuri peale siis suhtlemist eeldavad loomingulised töökohad. Väga hea, milleks siis tegelikult see kultuur on oluline või siis see elukeskkond, et väga palju ju meie noored osalevad erinevates huviringides, kultuuri, muusika ringides, et võib-olla saaks neid endid panna kuskile linna kultuuri tooma, miks seda peab Madriidi viima, teeme oma tänavatel või ühesõnaga sellised perspektiivid on täiesti teostatavad. Piret? Ja, et ma tahtsin ka öelda selle just Kadri mõtte lõpuks, et hästi oluline, ma siinkohal vaatan otsa ka kohalikele omavalitsustele, et miks võib-olla mina täna ka olen riigiametis või toimetamas kõikide nende asjadega on see, et siin õppides nii kohalikud omavalitsused kui ka Ida-Virumaa maavalitsus andsid noortele väga suure võimaluse erinevaid tegevusi ellu viia ja tegid väga palju koostööd ja andsid selle usu, et tegelikult iga noor saab midagi mõjutada. Ja ma arvan, et siin on hästi oluline roll, et kohalikud omavalitsused ka kaasaks oma noori, mitte ei ütleks, et kui te saate täiskasvanuks, siis hakkame läbi rääkima. Ja ma tean, et ka väga paljud omavalitsused seda täna Ida-Virumaal teevad. Ja mul on hästi hea meel ja tänulik Katri üle, kes nii kui me Narvas esimeste noorte teemadega sisse astusime, nii Katri selle tee lõi, et saab siin edasi minna. Aga ma arvan, et hästi oluline nüüd selles küsimuses, et Ida-Virumaa on nii lai, et ma ütlen ka ausalt, et minu vanemate ja minu jaoks lõppes Ida-Virumaa peale Toila piiri ära. Et kui ma siin nii-öelda aktiivselt elasin. Siis kui sa elasid Toilas? Siis kui ma elasin siin, et see identiteet oli ikkagi pigem Rakvere suunas, Tartu suunas ja nii edasi. Aga ma tunnetan, et see on aastatega hakanud muutuma. Et mul ema ütleb ka, et lähme Narva, et käime seal kaubanduskeskustes ja siis lähme Jõeäärde jalutama. Et ma arvan, et seda ühise identiteedi loomist on hästi-hästi vaja. Ma näen, et täna see, mida Kadri oma meeskonnaga teeb, on nagu super äge, et ta loob seda sama Ida-Virumaa nagu ühist identiteeti. Et see on väga kihvt ja see on väga oluline, sest et see, et on nii suur, on ka see, et on mitmekesine. Et kui me mõtleme, et meil on väga pikk mereriba, meil on väga pikk Peipsiääre rida, meil on Peipsiäärne kultuur, mida ka Anneli, kes seda üritust korraldab, on eest vedamas. Et siin on nagu nii palju ägedaid asju, mille üle uhkust tunda, et ma arvan, et vaikselt on see tulemas ka, et me seda ühtset identiteeti tunneme ja kanname. Vahepealt ma loen ette ühe küsimuse, mis on tulnud, et Jaana, sa räägid õiget juttu, aga kuidas toimetada nii, et meie kogukonna inimesed ise naudiksid neid huvitavaid projekte üritusi? Kohalike inimesi kohtas siin räägitud suurüritustel ikka väga vähe. Et kuidas teha nii, et tõesti kohalikud inimesed ka tunneksid Station Narvast ja Mägede Häälest ja kõikidest nendest muudest kohtadest üritustest rõõmu ja läheksid sinna? Ja, võib-olla kohe vastaksin sellega. Palun. Palun. Aga see, et ütleme nii, et meie kohalik
siin tuleb arvestada, ütleme, kohaliku elanikkonna eripäraga ja see eripära ühest küljest seisneb sellest, et ta on üsna selline konservatiivne üldiselt. Maitse poolest. Eks ole. Ja see jällegi tähendab, et on vaja tekitada uusi harjumusi ja teistpidi öelduna siis traditsiooni, et selleks tuleb lihtsalt need üritusi vaatamata millegile siis ära teha ja tekitada sellist nagu järjepidevust. Et siis vaatamata sellele, et on 20 inimest saalis, tuleb see kontsert ära korraldada. Täpselt. See on seesama asi, mis ma siin tundsin korraldades aastast 2013 Jazziklubi Sillamäel. Et see huvi, see kasvab väga aeglaselt, samas nende aastate jooksul tekibki sinul selline usaldusväärne ja lojaalne publik, kes on tekitab sellist nagu põhja, et sa tead alati, et sa tuled sinna kontserdit tegema ja siis see publik on ja jääb sinuga. Et kui sa suudad nende südameid nagu võita, siis nad jäävadki sinuga edaspidi. Kui tohib, siis ma sekundeerin natuke Vladimirile, aga aitäh, et sa päästsid mind, sest ma vist ei ole kõige suurem sõbra kultuurispetsialist, aga kõik ülejäänud tegevuste juures, seda ma näen väga hästi, et esimene, mida meie inimesed vajavad, aga ma arvan, et see on igal pool teistes piirkondades, mul on kogemus elada Türil, nii et ka väga väikses linnas, et on vaja regulaarsust, et kui me tahame midagi uut tuua, džäsifestivali seal, kus näiteks seda ei olnud, siis me alustame väiksemast sammudest, aga teeme seda regulaarselt, et me peame aru saama, et kultuur, eriti midagi uut, põnevat, mis ennem ei olnud, et seda ei saa nagu kohe vuhjata inimese peale. See lihtsalt nagu mõelge enda peale, kui teile, ma ei tea, praegu öelda, et homsest, ma ei tea, elate ainult Zoomis ja ongi kõik, et teil ei olegi rohkem võimalus, et me peame, see on puht empaatia, mida me lihtsalt vahepeal unustame. Ja teiseks, mis mulle tundub, et mul on ülimalt hea meel, et Ida-Viru alati võrdleb ennast Tallinnaga ja mul on ülimalt hea meel, et Kadri alati räägib, et me peame olema järgmised peale Tallinnat, ei mingi Tartu, ei Pärnu meid ei huvita. Tallinn, see on pealinn, mitte midagi muud. Ja siin samamoodi, kui me vaatame, et kui palju meil on rahvast Station Narval, siis me võrdleme Tallinn Music Weekiga. Ja siis me just või Kinofi, et meil on mingi 1500 külastajad ja palju on PÖFFil. Ja me unustame, et PÖFF on nii mitu aastat juba olnud, kuidas ta on kasvanud, nagu igasugused kriisid üle elanud. Ja millal meie alustasime, et me vahepeal nagu, me tahame, kuna me mõtlesime välja ja tahaks, et oleks kohe, aga me peame endale andma aru, et see võtab aega. Aga tegelikult see võtab ka ressursse, inimressurssi ja rahalist ressurssi. Et kino oleks, ma ei tea, iga nädal, et festivalid või muusikakontserdid oleksid pidevalt, et Vabalava saaks esikat teha 2 korda kuus ja nii edasi. Et see lihtsalt, et see projekti põhisus kultuuris on kurja juur. Et projekt peab olema 5-aastane, sest siis me saame näha, kas see festival jääb ellu või mitte, kas ta nagu kuulub siia paika või mitte, aga ühe korraga me ei saa mitte midagi öelda. Nii, Piret. Ma hästi toetan Jaana seda ja ma tahaks öelda ka, et tänane kultuurifoorum on ju 8. korda, et Anneli ja Piia seda vedamas, ja nüüd on sellest tõesti kasvanud, et paarisaja inimese ringis jälgimas siin ja kaasa mõtlemas, nii et sellega ma olen nõus, aga mis ma tahtsin öelda on see, et ka Ida-Virumaa publik on hästi erinev, ka Ida-Virumaa inimesed on hästi erinevad, et ei tasu mõelda, et kõik ei huvita see uuem kultuur, et kui minna Narva ja olla seal samas Kuku klubis, et siis Bororo klubis just nimelt, et siis tegelikult seal on hoopis teistsugune publik või minnes võib-olla Roosmariini restorani, mis Püssis asub, et need inimesed, kes siin Ida-Virumaal on erinevad, kellega tuleb arvestada ja ma just üks hetk meenus mulle Station Narvast, kus minu kõrvale tuli
kohalik Narva spordijuht nii-öelda, ei hakka tema nime ütlema, võib-olla ta ei taha, et ma seda näidet toon ja kus ta ütles mulle, et Piret, et kõik räägivad, et siin on inimesed Tallinnast, aga tead, kui õnnelik see sündmus on minu pärast ka. Minul on väga hea meel, et see sündmus siin on, et võib-olla pooled on Tallinnast, aga pooled on kohalikud, et minu pärast on ka vaja seda sündmust teha. Ma ühe näidist toon, et TEDx Narvat, et kui me tegime seda esimest korda, see oli nii-öelda imporditud, see oli üks inimene, kes tuli ja ütles, davai, proovime ära teha. Esimesel TEDx Narval oli 92% väljastpoolt piirkonda, põhimõtteliselt nagu korraldustiim oli kohal. Teisel aastal oli nagu suts ja kolmandal aastal me ise olime juba nii julged, et me tegime kampaaniat ainult Ida-Virus ja oli 96% ainult kohalikud. Ehk see on nagu arusaam, et seda peab olema regulaarselt tegema ja lihtsalt sihikindlalt siis nagu tegema ainult kohalike jaoks, kui me seda tahame. Aga muidu mida rohkem rahvast, seda parem. Ja palun ikka. Ever oli ka näpp püsti. No ütle ära, siis ma räägin. Ma tahtsin tuua siia ühe sellise detaili juurde, et mõnda asju tuleb lihtsalt nagu Ida-Virumaa jaoks kohandada. Minu meelest hea näide on sellest, et kui 2 aastal püüdsid, 1 aastal Narva kolledži inimesed, teine kord Narva muuseumi inimesed teha eelarvamusfestivali. No ei tulnud väga hästi välja. Tõsi, ma olen täiesti nõus Jaanaga, see regulaarsus ja mitu aastat järjest ja oma kogemusest õppimine, no kõik töötatakse. Aga siis tegi Narva oma, jumal, ma see praegu nime öelda. Kes teeb meil basaari? Valeria, just. Tuli oma Valeria ja nimetas eelarvamusfestivali basaariks ja kõik olid õnnelikud. Ja see oli väga hea idee, nagu leida mingi oma lähenemistorg. Ja teine, et siin on täna mitu korda käinud läbi Vaba Lava, mis ju ka tegelikult suure muraga ajab, eks ju siin Narvas endale juuri alla. Võib-olla Vaba Lava on üks hea näide, kuigi selle tee on läbi käinud Narva kolledž ja Narva muuseum, et kuidas siis jõuda kohaliku inimese südamesse ja see tee tuleb ise üles otsida. Siin ei ole universaalset lahendust. Mul on väga kahju, et Vaba Lavas hakkasid just kohalikud prouad käima, kui tuli aastaga tagasi, eks ju, koroona. Just oli etendustel rahvast, just hakkas olema. Ja siis tuli kahjus koroona peale. Väga raske saab olema neil nagu uuesti alustada sellisel viisil, aga need on täiesti, siin ei ole universaalset lahendust, kuidas kohaliku inimese südamesse jõuda. Minul hakkas süda kiiremini lööma, kui ühe Facebooki postituse peale üks vene inimene ütles, et nii tore, kui Rugodivi kultuurimaja oleks Vaba Lava filiaal. Et see tundus nii uskumatu, eks ju, sest kohalik teatud vastandumine siis nii-öelda sissesõitud kultuurile ja oma traditsioonilistele kultuuriseltsidele, mitte et ma neid alahindaksin, aga see on raske tee ja igaüks peab oma lahenduse leidma siin ise ja oma vead tegema. Nii, Eve tahtis midagi öelda. Jaa, 3 asja. Siit täna jooksis läbi, ma enam ei mäleta, kes alustas sellega, et noored lähevad õppima ja loodame, et nad tulevad tagasi. Ärgem unustage, täna pole kordagi olnud juttu sellest, et meil on omal kõrgkoolid, kolledžite näol olemas. Meil on meditsiini ja kõrgkool, et tegelikult ja nad on ikka tõepoolest läinud üha paremaks, nii et noored ei pea ära minema. Teiseks, noortega koostöö, ma tean ju läbi liidu, et tegelikult omavalitsused väga aktiivselt tegelevad erinevates vanuses noortega. Ja siinsamas ma Toilal jooksu kohe esile, et me 3 aastat tagasi meil moodustati noortevolikogu, kus noored väga aktiivselt osalevad ka siinsamas arengukavade koostamisel. Nii et tegelikult noortega tegevus toimub. Nii et siin nüüd seda öelda ei saa. Aga me räägime tegelikult suurtest üritustest, aga tegelikult meil on ju väga palju selliseid väikeseid kultuurikollektiive, et nüüd ongi see koht,
et kus me peaksime pigem mõtlema, et kuidas me saaksime neid nüüd veel rohkem aktiviseerida ja kuidas me neid sellesse protsessi kaasame. Et ka kas ühiseid maakonnaüleseid kusagile kellegi katusorganisatsiooni alla, et sama on ka rahvusvähemuste või vähemusrahvuste kultuurikollektiivid, et need on need teemad tegelikult ka, mis meil peavad olema koonduda on vaja milleks, et saaks tugevam jõud või miks nad peaksid minema kokku ühise katuse alla? Ei, mitte kokku, vaid et nemad tunnetaksid ka, et nad on ikkagi siinsamas ühes meie kultuuriruumis. Ahah, et nad tunneksid oma tähtsust, on ju, et nad panustavad ka. Kui tohib, mina natukene Evele veel kommenteeriks, et mul on 2 sellist head näidet. Esimene näide on see, et tagasi kooliprojektide raames, kord aastas sattun oma kooli, mida lõpetasin ja alati oma ettekanded alustan sellise küsimusega, et palun tõstke käed need, kes tahavad ära minna. Ja mina lõpetasin vene kooli, et kahjuks pean nentima, et ikkagi mingi 80% ikkagi käed püsti. See on üks näide ja teine näide. Ja Eve, ma olen nõus, et me loome siin haridusvõimalusi, et nad ei peaks minema, aga nad ikkagi veel lähevad. Ja võib-olla teine näide, mis võib-olla annab vastust, miks suures pildis need inimesed lähevad, et me siin hästi palju tegeleme sellega, et me meelitame noori spetsialiste, näiteks neid keskkonnatehnoloogid, tegelikult kus veel sa saad omandatud teadmised nagu rakendada kui tööstuses. Ja siia tulevad nooremad inimesed, tulevad Tartust ja Võrust ja Tallinnast. Ja mida me oleme siin nagu jälginud, et see elutsükkel on siin kuni 2 aastat. Olukord on teine, kui tekib silmaring, tekib perekond, siis on juba põhjus jääda. Kui sellist nagu siduvust ei teki, siis mis me näeme? Inimesed ütlevad, esimene probleem on see keeleruum, et tihti see eesti keelega võib-olla ei saa alati hakkama, kahjuks. See teine probleem, mis nemad alati välja toovad, kui ütlevad, et me nüüd liigume tagasi Tallinna poole või Tartu poole, miks? Elukeskkond. Tegelikult me peame ütlema, et see elukeskkond, see on hästi ülioluline noorte inimeste jaoks, nii nende omanike jaoks, kui ka nendele, kes siia tulevad ja tahavad rakendada oma omandatud teadmised. Võib-olla see palgatase sobib ja see keskkond, töökeskkond sobib, aga neil ei ole siin midagi teha õhtuti. See on okei, et nüüd meil on olemas esimene kino, selline korralik kino ja toimuvad mingid sündmused, aga ikkagi see linnaarhitektuur, nagu Kadri väga ilusasti ütles, et noorte küsitlus näitas, et see kõik on hästi oluline, sest need noored lähevad, vaatavad, milline elu ja millised võimalused on olemas teistest kohtadest, natuke suurematest linnadest ja kahjuks me peame nagu nettima, et tavaliselt ikkagi nad kipuvad ära minema. Aga võib-olla on siin koroona on meie väljapääs. Praegu keegi ei saa kuskil käia, siis me saame kõik Zoomis teha ja siis võib-olla ongi moment, millal kõik peavad nüüd Ida-Virusse ära kolima. Ma ei tea, kui me oleme siin kultuurifoorumis, peame olema hästi loomingulised ju. See on muidugi omamoodi tore, et praegu on ju kõik need Ida-Virumaa noored või paljud need Ida-Virumaa noored, kes õpivad Tartus, Tallinnas või ma ei tea, Inglismaal, on nüüd kodus pikemat aega, eks. Ja näiteks tekib Narvas praegu selliseid väikeseid IT-pesasid ja uusi ideid just kui tavaline noorteseltskond, kes tuleb linnapea juurde, on üks, kes õpib Tartus, teine, kes õpib Tallinnas ja üks asja Venemaalt või Valgevenest tulnud natukene siis eakam inimene. Et sellel on oma pluss praegu sellel kodus sunnitud olemisel, eks. Aga mulle väga meeldis, et tegelikult see linnaruumi küsimus tõusis, sest et see tõesti on oluline ja see on see, millega on tegeletud Tallinnas väga tõsiselt, sest ega seal ka ei ole kogu aeg see asi olnud ideaalne peale vanalinna. Aga jah, et see linnaruum, et milline on see keskkond, kus sa õhtul jalutad ja ka milline on sinu kodu, kuhu sa saad üldse osta endale kodu. Ma ei mõtle, et millised sul rahalised võimalused on, aga milliste korterite või majade vahel sul
valida on, et see on tegelikult tõesti üks teema, mida nagu võiks rohkem tähelepanu pöörata, aga see jälle jõuab sinnani, et eks neid maju ehitatakse, kui raha oleks koha peal olemas, et ega keegi teine meile neid maju ei saa ehitada, kui siis ikkagi kinnisvaraettevõtted peavad nägema siin teatavat potentsiaali. Nii, aga Eve tahtis vist midagi vahele lisada. Ja ma endale panin siia ühe märksõna, mille ma juba vahepeal ära unustasin, on arhitekt. Ja tegelikult oli tänases siin ettekannetest jooksis ka läbi, et kultuuri üks väga oluline komponent ongi arhitektuur. Ja Toila näitel võin öelda, et me tegelesime piirkondliku ütleme, et linnaruumi kujundamisega ja me hakkasime otsima võimalikku arhitekti, kes oleks seda projekti hakanud vedama. Ja meil tõepoolest ei olegi võimalust seda leida, et see on ka see pool, mis on Ida-Virumaal paraku katmata. Siin jääb selle taha, kas tõepoolest on arhitekti teenus väga kallis, või siis lihtsalt nende teenuse osutamise võimekust ei ole nii palju, et siia kanti ka laiendada. Aga linnaruumi arendamise teemal tegelikult on käimas juba protsess üle maakondlikult ja üle Eesti ka. Nii et siin hakkavad juba toimuma ka sellekohased arutelud ja on ka väljakuulutamisel programmid. Ja palun. Ma lihtsalt korra tahtsin seda mõtet ka mõelda, et noortest veel, et me ei peaks eeldama seda, et Ida-Virumaa noored sünnivad siin, kasvavad siin, õpivad siin, käivad kõrgkoolis siin ja jäävad siia. Et ma arvan, et ka Ivan, kes täna siin ettekande tegi, on hea näide sellest, kuidas ta kasvas üles Narvas, õppis erinevates ülikoolides, sealhulgas Ameerikas, tuli mingil hetkel tagasi Narva, töötas seal, aitas ka käivitada Narva kultuuripealinna, täna on Tallinnas koordineerimas õiglase ülemineku fondi. Et elu on selline, et inimesed liiguvad väga palju ja ma arvan, et see koroona on toonud ka sellise hargmaisuse, et vähemalt meie pere, me elame täna 2 kohas või kohe jälle elame 2 kohas. Et see on ka Ida-Virumaa jaoks võimalus, et me ei saa eeldada, et inimesed on hästi paiksed, aga me peame looma sellise avaliku ruumi, et inimesed tahavad siia tulla kas 2 päevaks, 3 päevaks, nädalavahetuseks või pikemaks perioodiks. Ja kui nad tahavad vahepeal ära minna, no ka Katri on ära läinud, aga armastus Narva vastu on ta tagasi toonud. Et see just see tunne, et mul on kuuluvus selle maakonnaga siin, kas lühemat, pikemat aega, aga ma kogu aeg nagu mõttes hoian seda. Me oleme täna siin hästi palju rääkinud noortest ja noorte sellest siin hoidmise, aga minu arust noorte siin hoidmise juures on eriti nende, kes siia sünnivad, nende noorte siin hoidmise juures on hästi oluline, et nende vanemad, kes on siis praegu kas keskealised või vanemaealised, oleksid ka õnnelikud, et ka neil oleks siin midagi teha. Et see aitab ka noortel siin püsida. Aga Kadri, palun, sul on käsi püsti. Ja ma mõtlesin ikka selle linnaruumi peale, et võib-olla see on see koht, kuhu tasuks kaasata neid kohalikke kunstikoole ja muid kollektiive ja väiksemaid kultuurikollektiive üldse, et nemad saaks ka teha, tehakse ju ilusaid näituseid, aga nad jäävad enamasti kuskile siseruumidesse, et võib-olla kultuuriinimesed oskaks väga hästi välja mõelda, et kuidas siis ise omalt poolt panustada sellesse väljas olevasse keskkonda. Katri Raik. Ma olen siin ka väga Evega ühte meelt, et arhitekt on kohalikus omavalitsuses imetähtis tegelane. Me võiks võtta ühiselt suuna. Saan aru, et see võib kõlada naiivselt, ma väga toetan ka Kadri ideed, et tegelikult kuidas seda nõukogudeaegset linnakeskkonda, mis on ka väga põnev paljudele inimestele, kuidas seda korras hoida ja väärtustada. Aga me peaks Ida-Virumaal kõik, mis me rajama uue, tegema maailma parima. Et ma jälle pean tõstma Narva saba, palun vabandust, Irina. Täna hommikul just jõudis Sisekaitseakadeemia uus hoone Narvas, jõudis üle euroopalisse kõige tähtsamasse arhitektuuriportaali Arcdaily nagu näitena heast arhitektuurist. Muidugi süda lõkkab rõõmust, eks ju.
muidugi tulevad neid erilisi maju, aga neid inimesi on päris palju, sellised arhitektuurifriigid, kes eelmisel aastal tulidki vaatama, eks ju, kultuuripreemia saanud objekte, Narva muuseumit ja Sisekaitseakadeemia hoonet, et ma olen seal neid lippe imetanud, ma arvan, 20 korda selle koroona vahelise aja jooksul, et oi kui ilus maja ja seisnud see lippude all ja mõelnud, et issand, mida te selles majas küll näete. Kui sa ise millega seotud oled, siis sa ei suuda seda võib-olla selle võrra nagu väärtustada. Aga me peaks tegema, kuidagi võtma suuna, et teeme ainult parim, et see on võimalik. Parim ei pea olema kallis, parim on projekteeritud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi alusel ja seda viib ellu haritud ja hea projektijuht. See linnaruumi asi on nagu hästi tõsine. See on ka võib-olla üks asi, mida Eve peaksime tegelikult omavalitsuste liidus rohkem arutama. Võib-olla on siin ka koostöökohti tegelikult. Võtke kohe ja andke see lubadus, sest see oleks, ma arvan, üks asi, mis viiks seda Ida-Virumaa elu edasi, et kui te tõesti võtaksite selle linnaruumi küsimuse, keskkonna küsimuse südameasjaks ja püüaksite asja liigutada kuidagi. Aga valimistel on 6 kuud, me võime kõike lubada väga praegu. Väga hea. Tegelikult ma ütleksin, et me ei pea siin midagi lubama, see töö meil käib juba, nii et juba lähiajal on esimesed kohtumised, nii et ei olene valimistest. Nii, viimased minutid meil jooksevad, aga mul on üks küsimus tulnud Katri Raigile, et kas Narva 2024 programmist on mingid asjad ka plaanis praegu realiseerida? Lühidalt, palun. Meil on plaanis seda arutada Eleni, Ivani ja teistega, kes otseselt selles ikka seotud oli järgmist teisipäeva õhtul kell 5. Mida ja kuidas edasi minna. Et üksikuid selliseid asju välja kiskuda, ma kindlasti leiaksin mõne näite, kui väga vaja oleks. Aga me arutame, kuidas oleks stardiplatvorm edasiseks, et ma jään nagu vastuse võlgu. Näiteks Dacia Fest natuke teistsugusel viisil, kui plaanitud on tehtud, kui näide tuua. Nii, meil on viimased 5 minutit, et kas on mingid siuksed teemad, mis te olete siin praegu ei ole saanud vahele öelda, sellepärast, et see Zoomi keskkond on ikkagi siuke keeruline, et kõik saaksid sõna võtta, et kas on mõni teema, mis on praegu hinge peale, tahaksite veel kommenteerida? Kui ei ole, siis üks lõpetav küsimus. Ja palun, kes see tahtis? Mina võin ühe mõtte öelda, et Helen Sildnaalt küsisin mina, et kuidas ta teeb neid oma festivali, et need nii popid on. Ja ta nimetas, et üks asi on turundus ja teine on see programmi loome. Et kui ma mõtlen, meie puutume turismialaselt ka palju kokku üritustega ja Ida-Virumaal on väga palju üritusi tegelikult. Need kohati dubleerivad või segavad üksteist lausa. Ja siin võib-olla kuulajate hulgas on neid ürituse korraldajaid ja kultuurikorraldajaid, et kõige paremini turundab ennast eriti hea ja põnev asi. Et meie oleme jõudnud oma turismi asjaga nii kaugele, et me teeme, meil on mootoriks parim uus seikluskonkurss ja me panustamegi selle peale, et leida selliseid asju, mis tõesti kuulajatele, vaatajatele on ägedad, et teha seda tootearendust ka nende ürituste puhul võib-olla, et need oleksid sellised, et nad on lihtsalt nii kihvtid, et sinna tullakse. Et see tootearenduse mõte siia võib-olla tahtsin välja tuua, et mis puudutab seda kultuuri korraldamist. Väga hea mõte võib olla ainult see, et mulle väga meeldis Heleni mõte selle suhtes, et ilma sisuta ei ole midagi turundada ka. Just. Ja oluline turundamise puhul on ikkagi ka see kohalik kommunikatsiooni osa, et mitte turundada ainult Tallinna poolele ja Tartu poolele, vaid ka kohaliku, sest et seesama edulugu Kremli ööbikud oli ju see, et esimene suvi läks Narvas niimoodi mööda, et narvakad üldse ei saanud aru, miks need autod siia sõidavad, sest et keegi polnud neile öelnud, et kuulge, siin teie enda hoovis on äge etendus, tulge ja vaadake, et narvakad said alles järgmine suvi sinna piletid, sest et nad üldse ei teadnudki, et midagi toimumas on. Et jah, et tegelikult vist on oluline ka see kommunikatsioon koha peal.
Nii, aga lõpetusküsimus, et mis te arvate, milline kultuurisündmus võiks ühendada idavirumaalasi, kõnetades nii vene kui eestikeelset kogukonda ja mina lisaksin siia veel ka seda, et kõnetadaks nii vanemat kui nooremat põlvkonda. Kas hakkame siit jälle otsast pihta, et Piret? Ma võiks siis öelda niimoodi, et ma ei tea, nii nagu lõimumisvaldkonnas või kus mujal tihti ei ole ühte asja, mis nagu sobib kõigile, et siis ei sobi mitte kellegile. Et ma pigem olen nagu seda poolt, et teha palju ägedaid asju, mis äratavad erinevaid kogukondi, loovad erinevat väärtust, et võib-olla ma isegi ei ütleks seda ühte, vaid siin täna on ka läbi kõlanud hästi palju erinevaid sündmuseid, et pigem mina läheks seda rada pidi. Kes järgmisena tahab öelda? Vladimir? Ja, absoluutselt, et sellist universaalset retsepti ei saagi olema, et siin tuleb kõnedele erinevaid sihtrühmasid ja ainult läbi selle kasutades oma mitmekülsust saame siis toreda kultuurielu siia sisse hingata. Kadri? Mul tuli vastupidi millegipärast kohe silme ette üks Narva Jõesuu ääretul liivarannal päikeseloojangu piknik, mis kõik inimesed õnnelikuks teeb. Raske vastu vaielda. Nii, Jaana. Ja, no kuna sa küsisid, siis ma püüan ikkagi olla tubli õpilane vastata. Minu arust on, see võiks olla, muusikafestivali ma väga ei puuduta praegu, sest see on alati väga hea. Aga ma arvan, et selline kinofestival koos tänapäevaste lahendustega, kus me räägime kinost, mis on võib-olla põhineb mängudest või sellest, mida noored teavad. Nii et kino on nii lai, et seal saab nii muusikat kui ka, ma ei tea, moe ja mängu ja kunsti ja kõike siduda. Et selline nagu hästi suure festivali kohaks ma Ida-Virut küll väga näeksin. Pooldan väga äge idee. Irina? No kindlasti tuleb katsetada, et ma Piretiga täitsa nõus, siin ei ole mingit universaalset sellist lahendust, et see oleks, ma arvan, see oleks juba ellu viidud. Aga kui me räägime seda natuke, vaatame natukene suuremalt ja mõtleme selle pealt, et me peame seda tegema väga kiiresti, et sport, see on üks asi, mis kõnetab kõiki, siin ei ole nagu vahet, mis keelest sa räägid ikkagi, et meil on väga toredad sellise hea juurtega ja traditsioonidega üritused, nagu Tallinn jookseb, Tartu väntab, suusatab, ma ei tea, äkki lähme ruumist välja ja teeme sel aastal või kui see koroona nagu lubab, siis teeme niimoodi, et järgmisel aastal me suusatame ja väntame Ida-Virumaal, et Tartu rattamaraton toimub näiteks Ida-Virumaal. Mida ma olen veel mõelnud, et tegelikult, kuna Ida-Virumaal praegu nii fookuses ja me tahame, et see kõnetaks nii kohalikke inimesi, kui ka tooks Ida-Virumaalt lähemale näiteks Tallinna inimestele, siis tihti lugu, mida me oleme kuulnud siin näiteks oma töötajate poole pealt ja mida me pole vahepeal ka kogenud, et arvatakse, et see ikkagi seal kaugel 108 kilomeetrit, see mind võib-olla väga otseselt ei puuduta, aga näidata ja turundada seda meie regiooni nii oma inimestele kui ka väljaspool tulijatele, et ma ei tea, äkki korraldame selle aastal Paide arvamusfestivali Ida-Virumaal, siis ma arvan, et see Paide arvamusfestival on see suurepärane asi ja suurepärane platvorm, kus igaüks saab väga head sisendid ja ma usun, et Paide festivali raames arutatakse neid teemad, mis puudutavad ka Ida-Virumaad ja kui me tahame tuua Ida-Virumaad Eesti konteksti lähedamale ja Eestit nagu rohkem Ida-Virumale, siis ma arvan, see võiks olla selline hea platvorm, kuidas seda teha. Väga kena. Eve? Ja, et eelkõnelejatega täiesti nõus, et tegelikult välja tuua sellist ühte on ülimalt raske, aga mida ma võin öelda, et me oleme maakonna kultuurikomisjoni inimestega nüüd juba läbi arutanud, et sellel aastal tuleb meil eriline maakaitsepäev versus jaanipäev.
Vaatamata kõigele, mis olukord on meil esialgu globaalne programm. See ühendab absoluutselt kõike, seal on kultuuri, seal on militaarset poolt, seal on ja teine, mida ma ei saa nüüd välja öelda, sellepärast et see on hetkel veel täielikult saladuses, mis hõlmab absoluutselt igat omavalitsust. Ta on meie kõigi ükskõik mis vanuses inimese jaoks oluline ja kogu Eesti jaoks. Nii et sellega me tahame saavutada tõepoolest ERR-is uudistekünnist. Nii et, aga see on praegu hetkel saladuses. Jääme põnevusega ootama. Katri Raik, palun. Ja ma kõigepealt läheksin sellele Kadri piknikule muidugi, aga Narva vanalinna taaselustamine tähendagu seda, mis tähendab. Kõnetab nii Eesti kui vene inimesi nii Narvas, väljaspool Narvat Eestis kui ka teistes riikides. Et mis iganes protsess see oleks, kui me sellest kokkuleppele jõuaksime, siis see kindlasti muudaks linna inimeste identiteeti, oleks turistidele põnev, kui see põnevalt realiseerida. Jah, palun. Ma lihtsalt tahtsin korra lisada, et mul tuli meelde, et tegelikult on üks vahva sündmus suvel tulemas, teen väikese reklaami, kuhu võiksid kõik inimesed Ida-Virumaalt tulla. Kõik võib-olla ei mahu ära, kui me kõik tuleme, aga on Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldatav ühislaulmis või kooslaulmis Pidu Narvas 20. augustil. Et ma tean, et inimesed on juba proove tegemas ja laule õppimas, nii et ma usun, et sellest saab üks vahva sündmus, mis võiks olla küll mõeldud kõigile, nii suurtele kui väikestele ja olenemata nende emakeelest. Nii, et meil on oodata 20. augustit. Ma arvan, et varem saab korraldatud selle pikniku päikseloojangus ja siis nagu Raul Rebase välja öeldud jooks sai teoks. Ma loodan, et see Ida-Virumaa suur filmifestival, see saab ka 10 aasta pärast vähemalt teoks, kui mitte varem. Et mina tuleksin Tallinnast kindlasti kohale, võib-olla juba siis 10 aasta pärast elan siin, ega sedagi ei tea, sest need jutud, mis siin täna on räägitud, on pannud küll minu südametunnistuse peale koputama, aga Heili, miks sa oled Tallinnas? Tule ka siia tagasi. Aga vaatame, lubadusi ei anna. Nii, aga aitäh teile kõigile. Tänaseks on meie konverents läbi saanud, on väga sisukas ja huvitav olla olnud siin.